Järgnevalt tutvustame teile siin popkunsti iseseisvat ülesannet. Tegemist on popkunstiga, millest kõigepealt räägime natuke sissejuhatusest ja siis pisut ka ülesandest. Tegemist on 2 tunni tööga. Popkunst ise levis Suurbritannias ja USAs ehk siis inglise keelt kõnelevates riikides peamiselt eelmise sajandi keskpaiku. Kui hakati väsima seni olnust ja juba kulunust ja pöörduti hoopis uute inspiratsiooniallikate poole, mis tegelikult oli tihtipeale just igapäevaelust. Masskultuur, reklaamid, koomiksid ennekõike, aga ka näiteks poeriiulid, kus otsiti uusi ideid ja midagi enda ümber toimuvat siis pöörata kunstiks. Näiteks seesama Campbelli supipurk, mille taga on Andy Warhol ja tema on üks tuntud nimi popkunstis, kelle võiks meelde jätta. Tema töödest on see supipurk üks tuntumaid. Aga ka eelmine või õigupoolest päris alguses nähtud Marilyn Monroe portreeseeria. Roy Lichtenstein on üks teine nimi ja tema on just eelkõige sellise koomiksi stiili viljeleja. Plakatitena, maalidena, aga just selliste jutumullide kasutamine nagu koomiksites kombeks on ka tema töödele väga iseloomulik. Näiteks see. Nagu näete, on siin see sama jutumull ühe olulise komponendina juures. Muidu oleks lihtsalt üks tütarlaps sellises veelainetes, aga see annab jälle ühe kihi nii-öelda juurde, see sõnum just seal pildi peal. Ja nagu näete, on värvid hästi ühetaolised, ehk et nad ei ole sujuvate üleminekutega, ei ole segatud, ei ole toonitatud kuidagi valguseid, varjusid, väga lihtsustatud. Ja hästi palju musta kontuuri kasutatud, et see on väga iseloomulik popkunstile üldse. Et ei ole sellist natuurist maalimist ehk sellist realistlikku loodusest. Samamoodi ka siin, see on ka vägagi koomiksilik. Ja nagu näete, on siin väga iseloomulik ka helide kirjutamine sõnadena. Nii nagu koomiksites, nii ka siin, et te võite ka oma idees seda ära kasutada. Ehk et siin on siis parem ja vasak pool pildist kujundatud üheks tervikuks. Ja nüüd kodusest ülesandest rääkides võite võtta 2 nüüd vaadatud pilti just siin need koomiksi stiilis eeskujuks ja kujundada enda selline idee, tegelane, mingi stseen ja juurde mõelda, mis võiks olla see sõnum. Sellise jutumullina, samamoodi võib kasutada helisid sõnadena, ehk et siis mida valjem heli, seda suuremalt sõna kirjutatud ja sellised nipid. Aga ideed, millest leida, vaadake enda ümber toimuvat, miks mitte, võib-olla enda sees toimuvat, enda mõttemaailmas toimuvat. Idee on tegelikult just seda, mis sa ise praegu oluliseks pead panna pildile, panna paberile. Ja täpsemad juhised siis tulevad ka e-kooli kirja, et vaata siis sealt lähemalt.